Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kinnisvarasõbrad ja head seda aastat, ei tohi öelda head uut aastat, tohib öelda kõike muud moodi, kui pudeliga tulla ei taha. Ja pudeliga meie ei käi, meie käime lihtsalt rääkimas kinnisvara juttu ja meil on täna hästi põnev saade, Rainer, räägi. Jah, et meil täna oleme kutsunud inimese, vaatasime internetiportaalides ringi ahiküttega korterid maru soodsad. Ja miks? Sest et leidsime inimese, kes ütleb, et ahikütte on üldse kõige parem. Ja me proovimegi siis täna välja selgitada, et kas see nõnda on, et võib-olla tutvusta ennast ise. Tere päevast, head vaatajad, kuulajad. Minu nimi on Mati Malm, hariduselt olen tegelikult elektri- ja soojusenergeetika insener, hetkel teenin leiba siis Potsepp restauraatori ja Potseppade koolitajana ja toimetan siis juriidilise isikuna 2 firmas. Üks firma ongi nagu spetsialiseerinud energiatõhususe ja tuleohutusaudititele ja teine siis puhtalt Potsepa töödele. Ja valdkonnaga oman kokkupuudet 20+ aastat. Ühesõnaga mees, kes teab ahjudes kõike, võib julgelt öelda. No kõike teadjad on jumalused, mina olen lihtsalt inseneriharidusega Potsepp, ehk siis ma loodan, et ma tean piisavalt palju. See oli kontrollküsimus, vastasid õigesti. Ja minul üks üüriline kohe mõni aeg tagasi, kui külmaks läks, küsis kohe sellise huvitava küsimuse, et tema pole kunagi varem nagu ahiküttega korteris elanud ja nüüd, kui ta kolis ahiküttega korterisse, räägib, et iga päev muudkui küta ja ahi soojaks ei jää. Mis see põhiline probleem on või mida ta teha saab või kuidas seal olla võib? Tavaliselt on niimoodi, et eks need probleemid kipuvad võib-olla ka summeeruma. Ja esimene probleemi alge võibki olla selles, et meil on tegelikult ju kasvanud üles isegi võiks öelda tinglikult 1-2 põlvkonda, kes võib-olla üldse ei ole kokku puutunud ahiküttega, elamistega või korteritega. Ja siis ongi niimoodi, et kui satutakse sinna elamisse, vahepeal ka õhinapõhiselt, siis võib juhtuda lihtsalt selliselt, et ei ole ka teadmist sellest, kuidas üldse nagu kütmisega alustada, millises režiimis seda kütmist läbi viia ja millised on need kütusekogused ja ka tegelikult kütuseliik, sest me küll ütleme, et ahikütus, samas me võime ju osta näiteks mahu järgi metsakuiva või veidi niisket ja juba pehastunud leppa või haaba, samas me võime osta ka kuiva kaske või siis kuiva musta leppa, ehk siis asi võib alata ka peale sellest, et milline on kütus, mida sa seal kasutad, millised on kütusekogused ja milline on ka kütmisrežiim. Ja teinekord võib-olla ma arvan, et seal ongi see moment, et kui inimene tunneb, et ta ei saa päris hästi toime, tasukski siis konsulteerida mõne perekonnaliikme või sõbra või tuttavaga, kellel on varasem kogemus sellest kütmisest ees. Ja muidugi, mis on nagu tänapäeval veel hästi huvitavaks muutunud, et kui meil siin veel circa 15-20 aastat tagasi olid suhteliselt ühetüübilised ahjud, mida siis köötigi ühes režiimis, siis tänapäeval on juba ahjude valik läinud päris laiaks, neid ostetakse sisse valmistoodetena nii Kesk-Euroopast, Põhja-Euroopast toodetakse ka Eestis, et alusta sellest, et küsi, millega ta kütab ja kuidas see kütmine tal reaalsuses üldse välja näeb. Mina mäletan lapsepõlvest, et meie põhiline tegelikult me kütsime küll puuga, ma ei mäleta, mis puu see oli, aga me kasutasime ka väga palju briketti, on alles see, ja on see populaarne? Jaa, see brikett on nagu täiesti üllatavalt populaarne. Ma võin ka tuua täiesti põhjused, miks ta populaarne on. Vaata, kui sa lähed nüüd nagu näiteks kas või siis mingisse küttekontorisse või ehituspoodi, siis see brikett on sul kelasti kilesse pakitud, sa saad ta võtta kompaktselt, laadida kas või pagasnikusse, kui sul on nagu musklit rohkem, võid panna ka 10 kilo seljakott ja sellega siis tõuksiga koju veereda, et mitte midagi ei juhtu, saad oma päevanormi soojusenergiat kätte. Ja teine asi on ka see, et sul ei ole seda pidevat ladustamise muret, sest halupuu puhul
reeglina, kui sa ostad suurema koguse, siis sul peaks olema ikkagi kuur, kelder, kus sa seda nagu hoiad, aga briketi puhul on tõesti teinekord niimoodi, et tarbiti väiksemaid koguseid korraga ja saad valida. Muidugi briketi puhul on oma tagad, sellepärast et brikett, valdavalt see, mis meie kaubandusvõrgus müüakse, sobib siiski sellistele küttekolletele, mille põhjas on rest. Ja vahet ei ole, kas tegu on siis pliidi, ahju või kaminaga. Mõistlik on, et kui te kasutate kütmiseks puitbriketti, siis ta reeglina eeldab, et teie koldel on rest põhjas. Miks? Asi taandub põlemiskeemiale. Selleks, et see brikett, eriti siis, kui ta on juba tuld võtnud ja hakkab niimoodi ennast ütleme siis rahvakeeli laiali laotama, kes kindlasti briketiga on kütnud, need teavad, et see klots, mis on teil alguses mõõtudega circa 10x20x10 sentimeetrit, selline paras tavukas, et kui ta mingi aeg kuuma käes koldes on olnud, et ta maht suureneb 2-3 korda ja siis ka esimene hoiatus, et kui te briketiga kütate, siis halg selliselt ei paisu, küll aga paisub brikett mahuliselt 2-3 korda, ehk siis te peate selle kolde mahu puhul ka arvestama, et kui te... Ahju täis ei topi? Jaa, kindlasti mitte. Mina arvan, et kui me nüüd räägime, mina arvan, et parem oleks briketiga mitte küttama praegu siit, võib lõhki küttama, sa arvad, et läheb väga keeruliseks. Brikett ei ole keeruline, see on nagu iga paisub. Jaa, las ta paisub. Ahi ei ole küll kummist või pliit, aga kui te panete korraga mõistliku koguse briketti sinna koldesse, kui ütleme niimoodi, et klassikalisel koldel jäetakse tavaliselt sõltuvalt siis kolde-tüübist, kuskil 1/3 jäetakse nii-öelda õhuruumi. Kui puit põleb, tal peab olema õhuga reageerimiseks ruumi, et siis kuumad puugaasid, mis puidust eralduvad kuumuse käes, saaksid õhus oleva hapnikuga reageerida. Siis tavaliselt öeldakse, et keskelt läbi laias laastus 1/3 koldest peaks olema õhuruumi, kus see puit saaks põleda. Kas see on nagu põhireegel, see on briketiga, ma saan aru, peaks olema 2/3? Jaa, ma tahtsingi öelda, et briketi puhul on mõistlik jätta see õhuruum kas siis pool või veel parem kui 2/3. See sõltub ka natukene briketist. Me võiksime tegelikult terve saate aja briketist rääkida, ma proovin 2-3 lausega selle teema lühemalt kokku tõmmata, sest asju, mida arutada on täna, ma arvan, rohkemgi. Kõlab aru hirmsalt see brikett. Ma küsin kohe millisest, mina mäletan seda pruuni briketti. See pruun brikett tippus lapsepõlvest, ma kahtlen. Seda enam ei ole Ollane on nüüd. Turbabrikett. Jah, vist. Ja turbabriketti, ma mäletan veel paar aastat tagasi, isegi paar veebikeskkonda proovisid teda müüa, aga vaadates, milline keskkonna jalajälg on praegu üldse turba kaevandamisel, tõsi, see on nagu tuletatud teatud ekvivalente kasutades, aga turbabriketti meil Eestis sisuliselt enam ei kasutata. Seda ei olegi. Ei, see on ka minu meelest väga mõistlik, ma mäletan ka enda lapsepõlvest, kui siin vanaema seda küttis, et siis seda spetsiifilist turbaisu oli terve naabraseolt täis ja sa tundsid juba koolist tulles ära kaugelt, et kes millega varajasti kütab. Aga tegelikult on niimoodi, et valdavalt on puitbrikett, kasutatakse ka teatud juhtudel mingitest teraviljajääkidest või mingitest kõrtest ja vartest kokku pressitud briketti. Miks ma võib-olla seda väga ei soovitaks, siis tegelikult puidul ja ka puitbriketil ja ka puitpelletil on tegelikult tekkiva tuha sisaldus kõige väiksem, ehk siis te saate sealt kõige rohkem kasulikku energiat kätte ja selles mõttes ma soovitaksin ikkagi, kui briketti kasutada, siis võiks ta olla puitbrikett, mida tuleks nüüd vaadata, nagu ma enne ütlesin, kui meil on tegu restkoldekahjuga, siis nagu väga suurt vahet ei olegi, mis tüüpi briketti kasutada. Alguses siin 5-6 aastat tagasi ma vaatasin, briketti müüjad lihtsalt ei märkinud seda, nüüd on nad muutunud targemaks ja märgivad ka nagu lisaklauslina juurde,
et kas see puitbrikett on aeglasema põlemisega või on kiirema põlemisega. Kiirema põlemisega briketid sisaldavad reeglina okaspuud ja võivad olla ka ümarvormiga. See brikett ei pea olema enam kandiline ja neid võib tegelikult põletada ka isegi teatud tingimustel ilma restita koldes, ehk siis see vana hea klassikaline umbpõhjaga kolle. Tavaline ahi, jah? Tavalise ahi umbpõhjaga kolle. Kas see on muidu õige või väga vale, et kui ütleme korteris ei viitsi kõiki papitükke välja viia, et pressime kõik kokku, paneme ahju ja paneme koos puud. Ja see kile ka, mis seal selle briketi ümber oli? Oi, kus sa see kile paned, kus sa siis selle kile jumeti konteinerisse viitsid? Papinööles on ka kile. Jaa, seal on ju pikk maa kõndida veel, eriti kui plastik. Ja, et kogu üle jääb. Tegelikult on ikkagi niimoodi, kui nüüd härrased tõsisemaks tagasi minna, et kui te kasutate, ma vaatan seda, et vahetevahel võib lüüa ka pendel natukene teise serva ära ja ma loen pahatihti ka mingist moodsa kodu artiklist, et ei tohi kasutada enam seda mõnda papitükikest või ka ajalehe paberit isegi süütematerjalina. Ma väidan siinjuures, et tavaline selline kare ajaleht sobib ka jätkuvalt ikkagi süütamiseks, kui te ei ürita kütta ainult ajalehega ahju või pliiti. Millest ma soovitaksin küll nagu ikkagi hoidud on igasugused papist ja plastist pakendid. Et selle papi puhul, pressitud papi puhul on pigemini kipub olema see oht, et kui te liiga palju seda sinna kütteseadmest sisse topite, et üks asi on keskkonna saastamine, aga teine asi on ka kütteseadme enda tervis, seal tekib hästi palju lenduvat tuhka, mis kandub siis kuuma õhuga suitsugaasidega lõõristikku ja see lõõristik hakkab kiiremini nagu ummistuma ja tegelikult ka need lendosakesed ja peenosakesed, mis papiga ikkagi keskkonda jõuavad, on meile kõigile sisse hingates ikkagi kahjulikud. Et kui teil on vaja nagu süütematerjali, te võite kas või oma papitüki korraks pista varasse küünlavahasse või parafiini, selle ära immutada, saate väga hea süütematerjali, selliselt ju on paljud, kes kodustes teevad, kasutavad ära ka munapakendit, mis on ka ju tegelikult pressitud ja samamoodi küünlarasv on nagu täis kõik. Jah, et lasedki ja sulatad oma manad küünlad üles, suksutad selle korraks sinna sisse, sul ei ole seda suures koguses vaja, hea kodus tehtud süütetablett toimib väga hästi ja jääb nii-öelda CO2 jalajälg ka väiksemaks, et ei tarni seda Hiinast siia, mis on samamoodi valmistatud tehases tegelikult. Ehk siis kindlasti palun, mis minu meelest on nii küttekolletele kui ka meie enda organismile on ikkagi väga suur nagu ohurisk, on igasugused tetrapakendid, hügieenitarbed, kõik muud plastikpakendid ja ka vahtplast ja ka see mullikile, mis on tänapäeval eriti, kui tellitakse välismaalt pappe, mida ikkagi leidub. Vahtplast on peno või? Jah. Vahtplast on peno põleb hästi vist? Tal minekut on, see on väga hea, termid minekut on, et stardikiirendus on hea, aga kui te peaksite seisma selle maja kõrval, kus seda stardikiirendust tarvitatakse, siis on tulemused on ikkagi päris masendavad ja kui me korraks veel räägime, siis mul endal on nagu lapsepõlve mälestus, kus kunagi oli, siis ta oli vist juba Tarmeko nime all ja toodeti Alevi tänavast toodeti mööblit, kontorimööblit ja seal oli selline kena komme, et Tarmeko andis oma töötajatele võimaluse nagu kalluri koorma jagu saada siis mööbli lõikamisjääke ja tavaliselt oli selleks jäägiks siis lamineeritud saepuruplaat. Tänapäeval on ajad natuke muutunud, Tarmeko seda kindlasti enam ei tee, vaatamata sellest, millest nad toodavad ja jutt tüürib tegelikult sinna, et ärge palun ka igasuguseid lamineeritud, sügavimmutatud ja muid taolisi materjale, mis küll võtavad tuld ja põlevad küttes, sest need reeglina sisaldavad kantserogeenseid ehk siis maakeeli vähki tekitavaid keemilisi ühendeid. Et see on siis, kui keegi on sul selle õues, naabrid, ise paned aknad kinni, siis see kantserogeen levib seal ja sa oled nagu naabritest prii või?
halb inimene. Aga oota, ma ikkagi liistud on need pooleks. Jah, need on ka plastist, eks ole, et see plastik liistud paned, aga nüüd mõtlen, et kõik selle, ütleme, et need on see kõik see CO2 ja kõik need koledad asjad, mis lenduvad, aga kui sa nagu siukse korraliku puiduga, et kui hull asi on siis selles mõttes loodusele, et kui sa kõik õigesti. Tegelikult oleme nüüd ausad. Minu meelest ma ütlen niimoodi, et seda CO2 kui sellist, ehk siis komponenti, mis tekib nii hingamisel, põlemisel, oksüdeerumisel, et tema kuulsus on nagu tublisti ülehinnatud. Et pigemini ahjude puhul on hoopis kurjem tegelane üks teine CO, aga ilma kaheta, ehk siis vingugaas. Ja tegelikult see vingugaas näitab seda, kas teil koldes on nii-öelda põlemisrežiim paigas või mitte ja tegelikult mõistlik kogus CO2 suitsugaasides on täiesti okei. See tekib meil igasuguse oksüdeerimise, kus me kasutame orgaanikat põlemisprotsessina, aga kui meil on nagu vingugaasi kogus suitsugaasides liiga suur, siis see näitab seda, et kusagil on patustatud. Teine asi, mis kõlab igavesti uhkelt ja peenelt, on selline asi nagu bensoapüreen. See on ka üks põlemisjääk, tekib nii diisli põlemisel kui ka tahkekütuse põletamisel ja näitab ka teatud juhtudel mittetäielikku põlemist või siis keemia olemasolu seal kütuses. Selle kohta oli isegi Tartus vahepeal, me olime punases, kuskil aastal 2016-17 siin Eesti keskkonnauuringute mõõtejaamad fikseerisid Tartus täiesti punase fooni. Praegu saab rõõmuga tõdeda, et me oleme uuesti nagu rohelises tagasis. Ehk siis see mure on nagu murtud selle bensoapüreeniga. Põhjuseid võib olla rohkem, ma arvan ka, et üks ongi see, et inimeste tegelikult kütmisharjumused ja teadlikkus on ka paranenud selle aja jooksul. Ehk siis vingugaas ja bensoapüreed, nad kütavad õigesti, ma saan, see on see praegu see tulemus. Mitte äsku on vähemaks jäänud. Võib-olla ka niimoodi, et kütteseadmeid teatud linnaosades on vähemaks jäänud. Mu enda rikutud, jutumärkides rikutud teadmine ütleb seda, et meil on jäänud vähemaks tegelikult neid garaažibokse, kus on siis nii-öelda vanakooli nimetuse järgi mingi pursuika, mingi toru, mis tuli lihtsalt sealt seinast välja ja kus siis nagu peremees läks nagu nii-öelda oma meestekoopasse aega veetma, tegi siis sinna ka tule alla ja sealt torudest võis tulla küll igasugust asja välja. Ja neid on vähemaks jäänud ja mida ka need uuringu andmed näitasid, et tegelikult vahetevahel võis see linna nii-öelda keskkonnaheide suurendada nendel hetkedel, kui kevadel või sügisel põletati oksajääke ja lehti. Kuna praegu on ka paljud hakanud viima nii-öelda kogumispunktidesse juba pakendatud lehti ja need samu oksajääke ja selle põletamist on vähem. Ei tohi põletada. No ei tohigi põletada. Sellepärast ongi vähem ja see ja tasuta võetakse ära. Ja linn toob veel Tartus, ma teen Tartu linna reklaami, toob grillvorsti õlut. Kuhu? Nendele, kes koristavad, on ju. Linnad, erisooned ja algulistele. Ja olen söönud Tartu linna õlut. Alkoholivaba oli. Jah, palju. Küre jooks õnneks. Aga ei, tõsiselt, et sellised valed kütmisvõtted on muidugi üks teema ja teine asi on ka siis need materjalid, mida kohe kindlasti ei tohiks nagu kasutada. Kuna ma ise olen siis nagu nii-öelda meie firmas Potsepana vastutav spetsialist ja minu peale jääb siis nii juhendite kui ka dokumentide ja ka teatud eksperthinnangute puhul mingite tehniliste normide nagu kirjapanek, siis meie oleme võtnud seisukoha, et kuna uusi keelatud aineid, mida selles mõttes keelatud, mis on keelatud kütta, tuleb nii palju juurde, siis me pigemini oleme rõhutanud sellele, et kui me koostame kütteseadmele juhendi, me kirjutame sinna, mis on lubatud. Nii on alati lihtsam, sest muidu tuleb sul seal kuskil kilomeetrine loend, mida kõik ei ole keelatud kütta. Et lihtsam on öelda niimoodi, et sul on selline kütteseade, kasuta selle kütteseadme töötamise juures neid ja neid kütuseid.
me peame läbi arutama veel selle, et see võidu teema, et kui palju sa võidad ahiküttega, et noh, me siin muudkui, et energiaklassi maja, eks ole, küttekulud madalad, aga kas tegelikult pole tõsi see, et ahikütte on tihtilugu soodsam kui elektriga kütta, mis iganes pumpade ja asjade, kuidas seda võrrelda? Tead, nii nagu muutub turul elektri hind, muutub tegelikult ka puidu hind turul ja mingil hetkel, kui elektri hind oli odav, noh isegi veel siin võtame 4-5 aastat rõhksõnalt suhteliselt odav, ja korraks oli nagu hästi suur nõudlus üle Euroopa puidupelleti peale. Millega see lõppes? See lõppes sellega, et tegelikult ka see ümarpuit, mis muidu jõudis võib-olla puukuuri haluna, osteti kokku ja tehti pelletiteks ja see tähendas seda, et sul automaatselt ruumimeetri hind, noh millest tavaliselt seda küttepuitu mõõdetakse, ongi ruumimeeter, selle hind tõusis hüppeliselt. Nüüd viimastel aastatel, kui see ümarpuitu jagub kõigile, sest pelleti nõudlus on veidi tagasi andnud, minu hinnangul see võib olla subjektiivne, aga see on tagasi andnud ja praegu on ikkagi niimoodi, kui me vaatame neid talviseid hinnakõikumisi ja kellel on veel nagu fikseerimata hinnapakett ehk siis börsi hinnapakett, siis tegelikult, kui me nüüd kuulame, et meil on Olkiluoto väljas, meil on Eestis oma energiaplokk järjekordselt väljas, see tähendab seda, et börsi elekter tõuseb, väljas on külm ka, siis praegusel ajahetkel võibki olla niimoodi, et ongi ikkagi, ka kui meil on isegi hea kasuteguriga ehk siis kopiga õhksoojuspump, on ta siis vesi või maavesi, ehk siis mingitel hetkedel on meil kõige odavam kütuseliik jätkuvalt halupuu või puitbrikett. Mina olen kuskil kuulnud, et kuni 2 korda odavam. Võib nii hea olla? Nii hea see enam kindlasti ei ole. Pigem vähem. Pigem vähem. Ma arvan, et see reaalne vahekord on seal kuskil 1,5 korda. Okei, aga siis on veel teine tegur, mis me enne siin arutasime, et sõber Ahtoga, et oma töö pidi maru kallis olema, et ise neid puid alla viima, et pelleti eelis on nagu justkui see, et oma tööd on vähem või kuidas seda niimoodi võrrelda? Tuled koju, sul on veel tuled koju, lumesadu, tööd ei leidnud kusagil, ikka puit tassima. Nagu öeldakse, siis ega maailmas on nagu väga vähe asju, mille kohta sa saaksid öelda, et see on ideaalne lahendus. Ja ega sellel küttelahendustel on samamoodi, et ühel on omad väikesed miinused, teise ja samas ka plussid ja teistega on samamoodi. Ütleme niimoodi, et reeglina tänapäeval kasutatakse pelletit ikkagi automatiseeritud protsessis, et meil on siis nagu, kui meil on selline lokaalne keskküte, siis on meil ju tavaliselt üks katel, jagab selle soojuskandja kas siis läbi radiaatorite või põrandakontuuri jagab siis maja peale, pluss veel tarbevesi, mida toodetakse juurde. Või siis teine asi on see, kui meil on selline kohtkütteversioon, kus siis ongi 1 või 2 toa või siis ka väiksema korterikütte jaoks on siis soetatud selline pelletkamin, mis siis töötab valdavalt konvektsioonile. Ja mõlemad nad tarbivad tegelikult elektrit. See tähendab seda, et kui meil tekib elektrikatkestus, siis meil võib juhtuda niimoodi, et kui meil ei ole mingit väikest akupanka kõrvalt võtta selleks ajaks, me oleme ikkagi külmas, kuigi meil on nagu tahkeküte, aga meil ei ole nagu elektrit, mis seal automaatikat ja teatud aja meid käitaks. Ehk siis me oleme jälle natukene kahvlis. Nüüd pluss selle pelleti puhul on tõesti see, et see on automatiseeritud, et nii isegi need väiksed kaminad, mis siis kütavadki koha peal 1-2 tuba või väiksemad korterid või siis ka need pelletkatelsüsteemid, nad ju tegelikult ikkagi, te peate lihtsalt jälgima, et rest ei ummestuks, et põleti ja spiraal oleksid töökorras ja et punker oleks täis ja selles võtmes on nad kindlasti mugavamad, kui on nende halgudega mässavad maja või korteri omanikud. Aga kui algudest rääkides, ütleme, toome lihtsa näite, üks väike 1-toaline või väike 2-toaline korter, kuidas seda kütta, et ta võimalikult kaua püsiks siis soe,
milline see halg olema peaks, mis puu, kuidas see põlema panna, palju talle seda õhuvahet jätta, kuna siiber kinni panna, kuidas see kõige õigem käitumine oleks? Ja mina alustaksin võib-olla selleks, et kõlab nagu võib-olla mitte nüüd reklaamina, aga ikkagi ma soovitaksin kõigepealt nagu hinnata ära, milline on selle korteri või maja soojusvajadus üldse. Ja me võime ju ehitada väga hea ja suure ahju, kütta seda väga korralikult, aga kui meie elamine võrdub seal soojustatud telgiga, siis me jäämegi ju seda telki kütma. Ehk siis esimene reegel oleks ikkagi see, et kui nüüd on saabumas uus kevad ja suvi, vaadake kriitilise pilguga üle, kas teie hoone vähemalt natukegi sooja peab, siis kui me oleme teinud selgeks, et see hoone peab sooja, nii nagu ka katelde või ka õhkpumpade puhul tavaliselt arvutatakse mingi keskmine soojusvõimsuse vajadus. Ütleme niimoodi, et vahet ei ole, kui me räägime siin vattidest, siis me ju ostame ka endale näiteks õliradiaatori, millel on kirjutatud peale näiteks üks sektsioon 1 kilovatt, 2 sektsiooni kokku 2 kilovatti. Sellised nad tüüpilised on. Ja samamoodi peaksime me arvestama ka sellega, et kui me ostame või laseme endale ehitada uue kütteseadme, et ka seal tuuakse välja nii-öelda see nominaalvõimsus, samamoodi väljendatuna vattides või kilovattides. Nüüd ühes keskmises korteris, kui sellist kütteseadet nüüd uut soetada, ma alustan uuemast, jõuame vanemani välja, siis tavaliselt arvestatakse, et keskmise sooja vajadusega või soojusvõimsuse vajadusega õigemini on circa 50 vatti ruutmeetrile. Ehk siis näitlikult, kui teil on 10 ruutmeetrine köök, siis selle soojana hoidmiseks, kui see ei ole just väga uus maja, teil peaks olema seal piltlikult sees 500-vatine radiaator. Sama kandub üle ka sellele samale tahkekütteseadmele. Et mitte minna nüüd nagu liiga keeruliseks, siis ma tegelikult tuleksin tagasi nende kütmisharjumuste juurde. Kõigepealt, kui nüüd elamises on juba olemasolev kütteseade, teil peab ju nagu nii vahepeal käima korstapühkija. Nii. Ehk siis, kui teil see korstapühkija tuleb, korstapühkijad on saanud ka vastava koolituse erinevate kütteseadmete puhul. Tõsi, neid on viimasel ajal nii palju ja erinevaid juurde tulnud, et võib-olla kõikide kohta nad kohe kõike ei oska öelda, aga nad on vähemalt, ma eeldan, nii ausad, et nad ütlevadki siis, et kui ta ei saa hakkama, et kutsu siis juba potse. Mina ma tahan öelda, et korstapühkija reeglina selle pühkimise käigus hindab ka ära ja vaatab, kas seda kütmisrežiimi on natukene rikutud või mitte, aga te peaksite oma kütteseadmed tüüpi teadma. See tähendab näiteks, kui teil on selline suur ahi, ütleme siis, laias laastus meeter korda meeter või 80 sentimeetrit korda meeter ja seal 2+ meetrit kõrge, see tähendab seda, et sellised ahjud on reeglina massiivsed salvestavad ahjud. See tähendab seda, et nad ei lähe kohe peale siibri sulgemist kuumaks, et see soojenemine, kus ta oma tipptemperatuuri saavutab, võib võtta mingi tund-poolteist, teatud tüüpi ahjude puhul isegi 2, kui harvemini köötakse. Ja sellisel juhul peaks olema nagu seesama kolle. Ehk siis paljudel juhtudel võib olla niimoodi, et tänapäeva ahjudel, just eriti nendel ahjudel, mis on ehitatud Soome ja Rootsi malli järgi, sellepärast, et kui me nüüd võtame viimased 25-30 aastat tinglikud, siis hästi palju ahjusid, mis selle aja jooksul on ehitatud, ongi saadud see inspiratsioon või ka teadmine, kuidas ehitada, on saadud põhjanaabritel. Ja nende ahjude puhul on näiteks niimoodi, et kuigi Päästeamet pahatisti ütleb, et ärge kütke oma ahjus rohkem korraga kui 1 koldetäis, siis see reegel kehtib nende vanakooli ahjudele, millel on võlvkolle ja see oligi niimoodi, see ahi oligi ehitatud, et korraga kütad 1 kuni 1,5 koldetäit
ja siis on 24 tundi vahet ja külmematel ilmadel siis tõesti soovitati, et kütte üks koldetäis hommikul ja teine koldetäis õhtul, et hoiate seda ühtlast fooni. Nüüd tänapäevastel ahjudel, isegi need, mis on siin viimase 20-30 aasta jooksul ehitatud, see Soome ahi on tegelikult seda tüüpi, et selleks, et ta nüüd lõpuni soojaks saada, sinna koldesse pannaksegi väiksem kogus puid ja köötakse näiteks nagu pliiti või kaminat koldetäitja kaupa, ehk siis näiteks kui keskmine ahi vajab üleskütmiseks ühte sellist metallkorvitäit puid sõltuvalt, siis puuliigist ja halu pikkusest jääb see sinna vahemikku 12-17 kilogrammi, siis selle Soome ahju üleskütmise jaoks teinekord on vaja need puukogused jagada 3. Ehk siis te panetegi esimese koguse näiteks 7 kilo ja siis lisate veel 2 5 kilost portsu järgi. Muidugi, mida nüüd nagu kogenud ahjukütja juba teab, siis tegelikult puudel on ka selline asi nagu on puutihedus. Ehk siis kask ja saar ja ka võib-olla siin veel paju ja õunapuu, mis on vahest tekkinud lihtsalt aia nagu nii-öelda korda tegemisel. Nemad on nagu tihedad puud ja tegelikult kui nüüd pottsepad või insenerid hindavad, siis nad ei hinda seda puidu kütteväärtus mitte mahu järgi reeglina, vaid kaalu järgi. Ehk siis selles mõttes on tegelikult, kui sa võtad kaalu järgi, siis kaalu järgi on see puidu kütteväärtus suht sarnane. Seal on võib-olla mingid komakohad erinevust. Nüüd, kui sa hakkad mõõtma mahu järgi, ehk siis ruumi järgi, siis võib olla näiteks erinevus kuskil pea kolmandik kasel ja mingil siuksel poolpehastunud haaval või lepal. Ehk siis alati tasub ka teada seda, et kui teil on nagu sületäis kaske, siis teil on peaaegu veerandi jagu rohkem soojus seal käe peal, kui sületäis halli leppa või haaba. Aga kui näiteks, kuidas nagu kõige parem kütte oleks, et noh, kui ta on ikka ahjumoodi, siis sa saad ju seda tuld vaadata sealt nagu kaminat. Ilus. Jah, ilus ka. Et kas on nagu, on mõistlik hoida nagu uks lahti ja vaadata, kuidas ta põrksub seal ilusti või ikkagi ahi täis, uks kinni, väike lõhuvahe sisse? Mis on nüüd tänapäeval ikkagi see, et jällegi see viimase 30 aasta trend on läinud seda maad, et kuskil pea 80% ahjudest, mis ehitatakse klaasuksega. Ehk siis, kui te tahate seda tuld nautida, te saate seda teha läbi selle klaasukse ja ärge tehke seda lahti, seda ei luba ei tuleohutusnõuded ja teil ei ole ka seda mõtet lahti teha sellepärast, et liigne õhk jahutab kolde. See tähendab seda, et ka tegelikult põlemisel temperatuur langeb ja kolde kasutegur kukub. Ehk siis seda võib olla küll ilus vaadata, aga tegelikult te saate nagu tänu liiga lahjale, ehk siis meil tekib liig õhk koldes. Ja see on täpselt nagu autokütusega, et kui kütus muutub liiga lahjaks, siis ka kütusel automootori kasutegur langeb, vahet ei ole. Kas väike vahe sisse või täitsa kinni? Ei, vaata, asi on nüüd selles, et see sõltub hästi palju koldetüübist. Kui meil on nüüd ikkagi klaasuks, siis tuleohutusnõuded näevad ette, et süütamise hetkel võib see klaasuks olla sul kuskil 1,5 nagu irvakil, kui eriti just kaminate puhul, salvestavad kaminad, tavalised õhkküttekaminad. Teatud liiki ahjude puhul ka. Nüüd, kui see põlemine on teil ilusti peale hakanud, siis te panete selle koldeukse kinni ja reguleerite juba kas siis ukses või all eraldi luugis olevate avade kaudu selle õhu suunamist sinna koldesse. Kui teil on selline vanakooli uks, need olid need nii nimetatud malmuksed, millel oli siis täismalmist välisuks ja sinna vahele jäi siis täpselt selline nii-öelda kapaga keerab. Mis on tuline ka veel? Jaa, jätkuvalt on tuline. Kinnas. Mõistlik on ideaalne kinnas. Nad on hästi kiiresti. Kusjuures tegelikult uutel ahjuustel teatud juhtudel isegi tootja müüki kuumakindla või pajakindla moodi asja kaasa. No näed. See müüaksegi kaasa, sellepärast, et nagu sa enne eest mainisid, et inimene on elanud võib-olla oma esimesed 2-30 aastat keskkütjaga korteris ja siis ta saabub
ahiküttega elamisse, kui ta seal esimesel õhtul oma pihupesa nagu ära kõrvetab, siis ma arvan, et see ei ole nagu väga teretulnud, ehk siis arvestage, et kõik metallosad, mis sinna kolde ümber jäävad, lähevad ikkagi üle 100 kraadi kuumaks, ehk siis teil on enam-vähem väga suur tõenäosus nagu oma pihupest ära kõrvetada. Aga tulles tagasi nüüd selle malmukse juurde, millel on siis tegelikult seal raami küljes 2 ust, on see välimine täiesti nii-öelda ilma igasuguste avadeta uks ja siis see vaheuks, mille sees on siis kas all või ka üleval avad, siis seal puhul on küll niimoodi, et ei tohigi muidu kütta, kui teil see uks ongi irvakil ja sõltuvalt siis kolde suurusest ja korstna tõmbes, see ukse vahe võiks olla alates kuskil 1,5 sentimeetrist kuni 5 sentimeetrini välja. Ma arvan, et see päris kinni ei ole mõtet panna. Ei, päris kinni ei ole mõtet panna, sellisel juhul tekiks nagu umbes puugaasikatel sinna, te tahmate ära oma lõõristikku, rikute ära oma kolde ja võite riskida ka veel gaasiplahvatusega koldes, et päris kinni pannakse siis, kui sööd on jäänud kergelt selliselt violettroosad, et sealt hetkest on mõistlik sulgeda. Kui teil on vanakooli siiber, millel ei ole nagu gaasipilu sees, siis peate ootama mitte 10 minutit, vaid circa pool tundi ja peale ukse sulgemist saate ka siis selle tiheda klapp või liuksiibri sulgeda. Tänapäeva siibritel on ette nähtud juba tootja poolt selline väike 7–15% siibri pinnast gaasipilu ja selle siibri saate te sisuliselt 10 minutit peale ukse sulgemist sulgeda ka siibri. Et alati selle siibri sulgemisega, see on üks väga oluline komponent ahju kütmisel. Üks asi on sõlja, siis on ka küll võid pärast saada lugeda enda kohta nagu surmakuulutuses, kui hea inimene sa olite hauataguses elus. See on nüüd natuke must nali, aga tegelikult ongi niimoodi, et pahatihti just ongi hästi huvitav, et minu kui nii-öelda valdkonna spetsialisti käest hakati tellima just eksperthinnanguid ja peale seda, kui muutus vingugaasi andur kohustuslikuks. Sest sinnamaani võis olla niimoodi, et inimene panigi oma selle ukse kinni, tal oli umbpõhjaga kolle, sööd olid seal veel kuskil 2 pöidla suurused. Ma olen lugenud ka mingitest netikommentaaridest, et süsi on see, mis kütab teie ahju soojaks. Ma ütlen, et soojusfüüsika koha pealt on see täielik umbluu, tegelikult kuskil kuni 85% puidus olevast energiast eraldub gaasilisel kujul ja reageerib õhuga, tekib see sama nähtav leek ja kui teil sütt jääb nii-öelda kütmise lõpuks liiga palju ahju alles, siis see tegelikult näitab, et teie põlemisprotsess on olnud ebaefektiivne ja sinna nii-öelda suletud hapniku keskkonda jääv süsi, ta küll hõõgub edasi, aga seda kasutegurit või seda kütteefekti seal tegelikult ei ole, et see on üks nagu linnalegend. Ehk siis rõhutan veel kord, te peate selle ukse, kui teil on selline nii-öelda vanakooli malmuks, millel on siis see vahe, kui te näete, et teil on juba halum nagu muutunud süteks, siis tõmmake nad roobiga veidi rohkelt kokku, ärge tõmmake neid vastu ust, seda vastu vaheust, sest sellisel juhul te põletate oma vaheukse läbi. Seda on ka nähtud aja jooksul, et see uks lihtsalt kaardub kõveraks, hiljem tulevad mõrad, jätke sellest vaheuksest üks 10 senti ruumi, tõmmake lihtsalt koldes ette poole, et läbi vaheresti liiguks õhk ka sinna süte peale, sööd saavad rahulikult ära põleda, lükake see malmist ahjuks koomale, et sinna jääks kuskil 1,5 sentimeeter seda vahet, et see õhk, liigselt ahjust läbi voolav õhk ikkagi jahutab. Selle vastu ei ole ju kellegi absoluutselt vaidlemise kohta. Aga mõistlik õhukogus seal süte juures aitab neil kiiremini lõpuni põleda ja nagu ma ütlesin, kui nad on seal kuskil pöidla otsa suurused, on sellised roosakas violetsed, võite selle vanakooli uksega sulgeda ja pool tundi peale seda siis ka siibri. Selge. No aga nüüd me peaks võtma vaikselt kokku, eks ole, aga me saime 2 niisugust minu arust plussi, aga nüüd niisugune tugev, sa vist ei taha väga öelda, aga niisugune tugev lause, et ahikütte on ikka kõige parem. Et oskad sa 3 lausega ära põhjendada või see on täiesti nagu... Täiesti oskan. Nii, väga hea, need on väga head laused. Alustame sellisest asjast nagu energiajulgeolek. Et
kui meil on nii palju elektrikatkestusi, siis külmal ilmal, võtame või kas või selle Berliini linnaosa näite. Kui teil on ikkagi võimalus teha tuli alla ja see kütteseade töötab teil ilma lisaelektrivajaduseta, siis teil on ikkagi, ta ei pea kokku teie maja ära kütma, aga mina ütlen niimoodi, et kui teil on juba korstna võimalus või selle paigaldamise võimalus, paigaldage oma elamisse vähemalt üks tahkeküttel töötav seade, mis ei vaja töös olemiseks lisaelektrienergiat, see tähendab seda, et teil on moodsas keeles alati backup olemas. Teine asi see, tegelikult me kipume selles hulluses ära unustama, et puit on ikkagi loodusliku taastuvenergia allikas, ehk siis tegu on ikkagi roheenergiaga. Kuigi osad ei taha sellest nagu üldse rääkida, puit tegelikult taastub ja ta on täpselt sama roheline, kui me ajame ta kuskil hakkena kuskile elektrijaama katlasse või kütame sellega suurt linnakatlamaja. See on teine pluss peale energiajulgeoleku. Kolmas pluss on see, et te saate oma elamise natukene ka peremees olla. Te saate valida, sest näiteks kui te olete sõltuv elektri börsihinnast või ka kaugküttetrassi hinnast või gaasi hinnast, siis teil nagu eriti mänguruugile reeglid muuta võimalik pole. Te saate ainuke asi, kus te saate võitu, te muudate oma elamise soojemaks, mida ma soovitan tungivalt ka kõikidele ahjuküttega elanikele, sest nagu ma enne ütlesin, ei ole mõtet ehitada kallist ahju või kaminat ja seda siis nagu teiki meenutavas majas kasutada, et siis te olete ikka kaotaja. Vahet ei ole, millega kütate. Aga igal juhul 3 põhipunkti: energiajulgeolek, sõltumatust elektrist ja sõltumatust ka igasugustest võrkudest, millest te lahti ei saa, kui teil on muud kütteliigid. Et kütteahju saad rahus oma Teslat laadida. Jah. Et siis nagu jääb sul elekter alles, aga meil oli veel need, et tänase seisuga ta on ka soodsam, eks ole, mingi peaaegu 1,5 korda. 1,5 korda soodsam ikkagi. Ja ahiküttega, nagu sa täna ostad ikka ahiküttega korterimaja, see on ise ka juba veel soodsam. Ja üks asi veel, mis ikka räägitakse, et see ahjusoojus on ikka hoopis teine asi, mis see radikasoojus. Meil on südamesoojusega rootsetades. See prooli. Teate, härrased, ma olen nagu käinud viimased 15 aastat. Meil on selline Euroopa katusorganisatsioon nagu VEUCO, ehk siis see on nagu kõik Euroopa potsepasid koondav katusühing. Eesti on sealt juba alates 2013. aastast liige, asutati ta tegelikult 50 aastat tagasi vanas Euroopas. Aga nii austerlased, šveitslased kui sakslased on teinud erinevaid uuringuid ja kuna ahjust eraldub ikkagi hästi palju sellise madala lainepikkusega ka soojust, kiirgussoojust, siis ta tegelikult, nii naljaks, tegelikult ahju kiirgussoojus ongi mugavam taluda, eriti veel võrreldes näiteks õhk-õhk-pumba sellise pidevalt puuva variandiga ja tegelikult ka ahjus kiirgav soojus soojendab püsivalt kütmisel üles teie hoonde piirded ja teil ei teki seda tunnet, mis vahetevahel võib tekkida. Muidugi, kui teil maja on pikalt kütmata, siis see tunne tekib ikka, jutt käib siin nagu püsivast kütmises. Et te tulete sisse, teie ruum on soe, aga seinad kiirgavad külma. Et ahju kiirgussoojus tegelikult aitab oma kiirgusega kütta üles ka ruumi seinad, isegi siis, kui nad võivad olla kivist. Tõsi, siis see ahi jahtub teil võib-olla kiiremini maha, sellepärast, et see kivisein neelab ka seda kiirgussoojust endasse rohkem, aga teil on nagu olemise tunne mugavam, et näiteks kui teil on õhk-õhk-pumbaga sisse köetud 22-23 kraadi ja see on nagu tajutav külm väljas ja te tajute, et teil võib olla ikkagi seina ääres istudes vilu, siis näiteks ahjuga seal 20-21 kraadi ehk siis 2-3 pügalat on igal juhul tajutav soojus on mõnusam ahjukütte puhul, et see on täiesti teadusuuringud, et ei ole praegu minu siuke nii-öelda promojutt kaamerasse rääkida. Rääkides puidust ka, mul tuleb üks naljakas lugu meelde minu lapsepõlvest, et meil oli hästi tihti puuriidaks keegi puid varrastamas, see oli hästi nagu popp ja siis isa küsis kohalikelt sõjaväelastelt padruneid, peitsime puhudes sisse ja kus kelle ajus pauk käis, ei teada, kes see varga nägu on. Selline minu lugu. Aga võtame tegelikult saate, see on hea lugu. Võtame kokku. Mulle meeldis, et Euroopas on üks suur institutsioon, eks ju, F-tähega VEUCO,
kes ütles, et põhimõtteliselt, nagu mina sellest aru sain, et ahiküte teeb ka südame soojaks. Ahiküte teeb ka tegelikult südame soojaks ja oleme nüüd ausad, vaata, eks igasugune tootja üritab ju müüa oma toodet nagu mingi sellise slogani või bänneri alt, nagu tänapäeval öeldakse, ja tegelikult, kui te vaatate, härrased, eri riikidest, vahet ei olegi, on see seal lõunapoolsemast või põhjapoolsemast Euroopa või idast või läänest otsast, siis tegelikult rahuloleva näoga inimesi seal ahjude ümber on ikkagi omajagu ja kuna ma olen ise nagu sotsiaalmeedias nagu kolan ka ringi erinevate, tõsi küll rohkem Soome ja Rootsi nagu selliste Facebooki kogukondade gruppides, siis ma vaataksin, et on tekkinud nagu ka seal riikides just nagu väike renessanss nendele vanadele ahjudele, mis veel alles on, sellepärast, et siin viimase 2-3 aasta jooksul, võib-olla see on ka tingitud, ega seal on ka ju segased ajad, nagu meilgi, me oleme ju kõik ühes regioonis. Et ka seal on hakanud järjest rohkem tulema neid gruppe, kus just nimelt postitatakse ja kirjeldatakse ka neid, kuidas on siis korrastatud vanu kütteseadmeid nii Rootsis kui Soomes. Läti omadesid on ka, aga teistega ma nii palju ei ole nagu seotud, et need on need lähiregiooni riigid, mida ma jälgin. Ja mina ütleksin isiklikult, et võib-olla siin üldse selle tahkekütte pealt, kui vahepeal tundus, see ei olnudki üldse nagu selle sõjateemaga veel seotud, aga esimesena lükkas palli liikuma tegelikult COVID. Kui inimesed hakkasid rohkem nagu otsima ka isoleeritud kohti, natuke ka võib-olla linnast väljast, tehti korda, vanemad majad elamised puudutab ka kinnisvara, samamoodi ka linna sees, sooviti privaatsust ja siis me tajusime nagu enda ringkondades, et see huvi, isegi enne seda 22 aastat hakkas kütteseadmete vastu tõusma, et see oli ka nagu üks, nagu alati öeldakse, pole halba jätta. Siin on ka ilus lause on see, et julgeolek algab ahjust, kui sa ei varast ahtoriidast. See oli väga hea tõdemus, et ärge tea ahtoriid, aga see võib-olla oligi nagu avaliku eetri, siin oli väike hoiatus, et ära vara mu riidast eemal, te ei teagi, mida ma sinna meo vahele paigaldanud olen, ärge näppige mu riita. Aga tegelikult vahepeal, kui see puit läks kallimaks ja inimeste elu läks raskemaks, siis ma olen kuulnud ka, suhtled ikka ju klientidega, et eks neid puude kadumisi tuleb ka tänasel päeval, et kui kaovad tõuksed, õlgrattad, kaovad ka halud, et mis ta siis ära ei ole, et tõuksim on ikka sama möödi käib. Paugutid ka palju ei maksa, tõuksiga on ära, aga ma ei tea, et need sai väga, veel ühe küsimuse veel ja siis mul on üks küsimus, see juhendid, et kuskilt saab nagu, ütleme ka lihtne inimese juhendi või peab su koju kutsuma õpetama, et kuidas? Tegelikult ma olen isegi koostöös Tartu linnaga viinud läbi siin 2-3 kütmiskoolitust. Meil on Tähe tänaval omaette selline õppeklass, kus on ka siis suuremas nii-öelda, ta ei anna päris laborimõõtu välja ja meil on seal mitu eri tüüpi kütteseadet, see oli päris populaarne, peaks linnaga arutama, võib-olla on asjakohane seda korrata, sellest on, ma arvan, circa 3 aastat möödas ja tegelikult tulebki välja, et süütamisviisid, eri tüüpi kolded, neid tuleb järjest juurde, et see olekski mõistlik. Aga selline, nagu me siin ka selle tänase saate sees juba natuke rääkisime, et kõigepealt, kui sa nagu satudki korterisse või majja, ostad elamise või rendid elamise, kus on siis ahi või kamin või pliit sees, et proovi ikkagi võib-olla esimese asjana uurida, aastas korra käib sul ikkagi korstnapühkija ja võib-olla veel härrased seoses kinnisvaraga, mida ma soovitan, on selline asi, et hästi popp teema on selline teema nagu varjatud puudused. Ehk siis, kui te ostate müütet, teil on mõistlik kaasata kas siis kõrgemal taseme potsepp või korstnapühkija. Kes teeb? Üks asi on meil korstnapühkimisakt, mis näitab seda, et see küttesüsteem on lihtsalt hooldatud korralikult. Teine asi on nagu hinnang süsteemile enne müüki või mul on olnud ka sellel aastal, eelmisel aastal kohe oli meil uus saabus alles asja. Et eelmisel aastal oli vähemalt 5-6 juhtumit, kus kas siis maakler või ostja või müüja lihtsalt palkasidki, tunniks kohale, käisime kõik koos 3 küttesüsteemi üle. Isegi ütlesin, võivad inimesed salvestada, mul ei ole selle vastu mingeid probleeme, et hiljem, mina saan sellest raha, aga võtan ka vastutuse tegelikult ju spetsialistina.
noh, ma ei näe nagu lõpuni, mis karu kõhus on naljaga pooleks, aga ikkagi sellise kuskil 7-80% kindlusega ma saan juba nagu seal koha peal öelda, et noh, need ja need asjad kestavad nii mitu aastat, seda kogemuslikult või teadmispõhiselt, et tegelikult, kui te soetate endale sellise kinnisvara või rendite selle kinnisvara, kus teil on sees ükskõik mis kütteseade, ei puuduta ainult tahked. Tänapäeval ka pumpasid juba tasuks teha väike eeluuring ja spetsialist kohale kutsuda, teha väike nii-öelda revisjon. Vot, aga siis ongi siit veel viimane reklaamlause, eks ole, et kui et kui ostad kinnisvara Olgo kinnisvara käest ja ostad ahiküttega, siis saad kaasa ahikütmise koolituse, aga kui mingi muu, siis võib-olla võid natuke maksma. Ahikütte saadema, sellepärast. Aga meil 45. Sina olen ju ahiküttega korterite suur fänn, et mul enamus on. No kui sa ostad, siis saad koolitus. Jah. Probleemi. Täpselt. Aga aitäh! Aitäh sulle! Ka põnev ja ma kujutan ette, et siin võiks olla pikalt veel rääkides, sa tead nii palju. Kui kellelgi tekib veel küsimusi, kust ta kätte saab? Tegelikult on meil nagu kutseühing, on selline veebiaadress nagu potsepat.ee. Olen juhtumisi hetkel ka selle kutseühingu juhatuse esimees ja asutajaliige. Peale selle on meil nagu enda firma, on Kodusoojaks OÜ, aga meil on nagu firma kaubamärk on kodusoe.ee ja kui te lööte sisse Mati Malm otsingusse, siis ta viskab teil kenasti nii meiliaadressid kui ka telefoninumbrid ette. Ja kui inimesel on ikkagi, mul on nagu töötelefon ja isiklik telefon kõik koos ja kui inimene helistab, ütleb, et tere, ma olen näiteks Juhan või Juuli ja mul on selline mure, et ma proovin ka isegi lahendada vahetevahel ka telefoni teel neid jooksvaid muresid. Muidugi, kui on tõsisem mure, et siis tuleb ikkagi arvestada teatud rahalise väljaminekuga ja minu või siis mõne mu kolleegi kohale kutsumisega. Me oleme isegi teinud sellise teema oma kutseühingus, et me oleme tegelikult öelnudki niimoodi, et näiteks meil on siin või siin regioonis on need ja need inimesed, kes siis on nagu usaldusväärsed nõustajad ja kelle abi peale siis Mati Malmi tagasihoidliku isiku võib ka täiesti julgelt soovitada või kasutada. Ära põleta raha, kutsu Mati Malm. Jaa. Et mul oli aus, et täna tuleb. Kuules, ma oodan, et sa ikka litsensitasu, kui ma sul enda kodulehel või sotsiaalmeedia postitusel ja muidugi ära kasutan, et väga hea mõned lõpuks. No nii, aga head vaatajad, kuulajad, aitäh teile ka, et vaatasite, kuulasite uuel nädalal uued jutud, aga teema on ikka sama, kinnisvara. Aitäh! Aitäh kuulamast ja vaatamast! Kinnisvara minutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.